Jätkame eestikeelse piibliraamatu lugemisega. Jätkuvalt Tartus 1897 trükitud. Kohati olen valesti kirjutanud videod alla. 1897, aga 1987. Ma pean need ära parandama järjest. 38. õpetuse nädal korra ülestõusust ja korra mässust ja korra liiga suurest meelest looja vastu, et talle ei piisanud sellest, mis oli tema kätte usaldatud ja tahtis rohkem saada, kui vaja. Oli siis Vana Testamendi portsjon Moosese õpetuses ja kuidas selle mässu eest kõik need, kes temaga kaasa läksid, hävitati. Ja siis prohvetid on esimese Saamueli raamat. Esimese Saamueli raamatu 11:14 kuni 12:22. Iseenesest väga lühike osa. Aga võib-olla on siit midagi saada. Ja Saamuel ütles rahva vastu, tulge ja läki Gilgali ja uuendagem seal kuningriiki. Ja kõik rahvas läksid Gilgali ja tõstsid Sauli Jehova ees kuningaks seal Gilgalis ja ohverdasid seal Jehova ees tänuohvrid. Ja Saul ja kõik Iisraeli mehed olid seal üpris väga rõõmsad. 12. peatükk. Saamueli kõne rahva kogudes Gilgalis. Ja Saamuel ütles kõigi Iisraeli vastu, ennäe, ma olen teie sõna kuulnud, kõik seda mööda, kui teie mulle olete ütelnud ja olen kuninga teie üle tõstnud. Ja nüüd vaata, kuningas käib teie ees ja mina olen vanaks ja halliks läinud. Ja mu pojad, vaata, nemad on teie juures, aga mina olen omast noorest põlvest tänapäevani teie ees käinud. Siin ma olen, kostke mu vastu Jehova ees ja tema võitud mehe ees, kelle veikse olen ma võtnud ja eesli ma võtnud ja kellele ma liiga teinud, keda ma olen alla rõhunud ja kelle käest ma meelehead võtnud, et ma seepärast oleksin ta eest oma silmad ära petnud. Siis tahan ma teile seda jälle tasuda. Ja nemad ütlesid, sina ei saa ole mitte meile liiga teinud ega meid alla rõhunud ja sa pole kellegi käest midagi võtnud. Ja ta ütles nende vastu, Jehova olgu tunnistusmeheks teie vastu ja tema võitud mees olgu tunnistusmeheks sel päeval, et teie ei ole midagi mu käest leidnud. Ja nemad ütlesid, olgu tema tunnistajaks. Ja Saamuel ütles rahva vastu, Jehova on see, kes Moosese ja Aaroni teinud ja kes teie vanemad Egiptuse maalt üles toonud. Ja nüüd tulge siia seisma ja ma tahan teiega kohut käia Jehova ees, kõige Jehova õige tegude pärast, mis ta teile ja teie vanematele teinud. Kui Jakob sai Egiptusesse tulnud ja teie vanemad kisendasid Jehova poole, siis läkitas Jehova Moosese ja Aaroni ja nemad on teie vanemad Egiptusest välja toonud ja neid saatnud siia paika. 2. Moosese 3:7-8. Ja nemad unustasid Jehova oma Jumala ära ja ta andis neid ära Sisera Atsori sõjaväe pealiku kätte ja vilististe kätte ja Moabi kuninga kätte ja need sõdisid nende vastu. Kohtumõistjate 4:2 ja 10:7 ja 3:12-13.
ja nemad kisendasid Jehova poole ja ütlesid, meie oleme pattu teinud, meie oleme Jehova maha jätnud ja Baalisid ja Asterotisid teeninud ja nüüd peasta meid meie vaenlaste käest, et meie sind teenime. Jehova läkitas Jerubabaali ja Beenani ja Jetva Saamoli ja peastis teid teie vaenlaste käest ära, kes seal ümberkaudu ja teie saite julgesti elada. Kohtumõistjate 7.1 näiteks ja 11.2.29. Ja teie nägite, et rahvas, Ammoni laste kuningas, teie nägite, et Nahas, või on see rahas äkki, Ammoni laste kuningas teie vastu tuli ja ütlesite mulle, ei mitte, vaid kuningas peab meie üle valitsema. Ehk küll Jehova, teie Jumal, teie kuningas oli. Ja nüüd vaata, siin on kuningas, keda teie olete ära valitsenud, keda teie enestele küsinud ja vaata, Jehova on teie üle kuninga andnud. Kui teie Jehovat kardate ja teenite teda ja võtate tema sõna kuulda ja ei pane mitte Jehova suusõna vastu, siis võtate nii hästi teie kui teie kuningas, kes teie üle valitseb, Jehova oma Jumala järel käia. Aga kui teie ei võta mitte Jehova sõna kuulda ja panete Jehova suusõna vastu, siis võtab Jehova käsi teie vastu ja teie kuninga vastu olla. Jääge nüüd ka siia seisma ja vaadake seda sinast suurt asja, mis Jehova võtab teie silme ees teha. Eks ole nüüd ju nisu lõikusaeg. Ma tahan Jehova poole hüüda ja ta võtab müristamist ja vihma anda. Ja õppige tundma ja vaadake, et teie kurjus suur on, mis teie Jehova silme ees teinud, et teie kuningat enesele olete küsinud. Ja Saamol hüüdis Jehova poole ja Jehova andis pikse müristamist ja vihma sel samal päeval ja kõik rahvas kartis väga Jehovat ja Saamoli. Ja kõik rahvas ütlesid Saamoli vastu, palu oma sulaste eest Jehovat, oma Jumalat, et meie ära ei sure, sest meie oleme kõigi oma pattude juure veel see kurjuse lisanud, et meie oleme kuningat enesele küsinud. Ja Saamol ütles rahva vastu, ärge kartke, teie olete kõik see kurja teinud, aga ärge taganege mitte Jehova järelt ära, vaid teenige Jehovat kõigest oma südamest. Ärge taganege ära, muidu käite teie tühja asja järele, mis ei kõlba ega või peasta, sest nemad on tühised. Sest Jehova ei jäta mitte oma rahvast maha, oma suure nime pärast, sest Jehova on ette võtnud teid enesele rahvaks teha. Noh, mida me võiksime siin kommenteerida, mida siin ei ole juba reaalselt öeldud? No, kõige parem võrdlus oleks võtta meie oma Eesti rahva, Eesti maade rahvaste meile teadaolevast ajaloost, lähiajaloost. Nii palju, mis prisma läbi keegi seda teab. Ikka olid norisemised, ikka olid kaklemised, ikka olid hädad, alati oli vaja valida mingisugune vägede pealik omale, kes oleks nendele kubjaseks, sulaseks, ülemaks, et see lambakari teeks seda, mida üks ees teeb, või teeks selle järgi, mida neile kästakse teha. Seepärast oma peaga, oma mõistusega, jätkusuutlikult ja kindlalt väga paljud ei osanud toimetada. Oli üksikuid, aga mitte paljud. No,
Ja siis tulid igasugused võõrvallutajad ja vaatasid, siin metsades elavad sellised huvitavad rahvad, kes on metsast marjakorjajad ja kes on ranna ääres kalapüüdjad aga nad kõik on lahutatud. Nad ei ole kui üks mass, nad ei ole kui üks rahvas. Nad on oma väiksed kogukonnad, oma väiksed hõimud. Ja natukene meie lähiajalust tagasi enne neid ristisõdasi ja ristiretkesi oli selline asi, et hakkas levima tänu ühele hüljatud sõjapealikule, ühele lasteahistajale, pedofiilile, islam. Ja see oli doktreen, see oli sõjaplaan, see oli ründeplaan, see oli geopoliitiline, ideoloogiline puhastus tuli. Ja enne seda, kui Lähis-Ida, Aasia, Aafrikase, Kirde-Aafrikase, Horn of Africa, mida meil nimetatakse siis Lähis-Idaks või Araabia maadeks. Et see oli valdav enamuses, oli kristlik maa. See loojat ja Kristust hülgav sekulaarne judaism, mis hakkas levima esimesel-teisel sajandil peale rabbiiniline judaism, mis hakkas levima peale seda Kristuse ristisurma ülestõusu, looja paremale käele minekut, et valitseda nii elavate kui surnute üle ja olla vahekohtumeheks, anda meile armu meie lolluste eest, kui me tõsiselt seda ka mõtleme, et olla oma isa trooni ees meile vandekohtunikuks, advokaadiks ja põhimõtteliselt timukaks. Aga läbi infiltreeritud ja läbi väga korrumpeerunud Rooma impeeriumi, mis hakkas lagunema, oli ka võimalus siis nendel alternatiivsetel militaarkampaaniatel ja doktreenidel levima hakata. Võeti üks piirkond üle, aeti rahvas omavahel tülli, aeti erinevad siis nii-öelda Heebrea hõimud või siis Iisraeli hõimud, seepärast, et kes on Iisrael? Iisrael on Jakob. Jakob on Iisaki poeg. Iisak on Aabrami poeg. Aabram läheb vereliini pidi tagasi Shemi juurde ja Shem on Noa poeg ja Noast tagasi jõuame Aadamini, jõuame Jumala pojani, loojani. Et meie oleme ju tegelikult kõik looja lapsed. Aga ringiga tagasi tulla uuesti sinna sellesse pikka vasitavasse juttu. Miks ma selle võrdluse toon ka Eestiga? Miks see lause mul jäi pooleli? Lihtsalt, et seda kahte sõna nagu paika panna, ma pean 10 tundi konteksti tooma. Et Araabia maades hakkas levima, väga kristlikus piirkonnas hakkas levima islam. Jeruusalemm, Türgi, Konstantinoopol, kõik need suured vägevad linnad, Aafrika linnad olid valdavas enamuses kristlased. Aga Rooma impeeriumi aeg õpetati, et kristlased peavad olema vagad ja ludud, kõrvad maas, ei tohi mitte kellegile mitte midagi teha. Et näe, Kristus ütles, kui keegi annab sulle vastu hambaid vasakut kätt, pööra talle teine külg, et saaksid vastu paremat poolt. Et kui keegi varastab sult mingi riideilbu, anna kõik ära, pane paljakelladega ringi. See ei olnud Kristuse õpetus, aga mis oli Kristuse õpetus, oli see, et kui sind ülekohtuselt rünnatakse. Vaata, tänapäeva selles ühiskonnas me ei tea neid alustalasi, me ei tea neid põhimõtteid. Vaata, kui sa lahtise käega kedagi lööd peopesaga, et paned talle litaka kirja, et oled teda süüdistanud. Kui võtta nüüd nagu seda ajaloolist konteksti, miks ka Kristus nagu ütles, et pööra teine pool, et siis sa teiselt poolt ka.
kui sa ühtepidi paned tutaka kirja selle sammuse käega, tõmbad käe tagumisega, paned teise litaka, see inimene võtab selle nii-öelda selle süüdistuse, selle ülekohtu võtab enda peale tagasi topeltkaristusega. See on, ühesõnaga, see on selline asi, mida on raske seletada, aga sama ka riideilpudega, et kui keegi varastab sult midagi, et anna talle ka oma kuub ja kui keegi käsib sul käia kilomeetri, et käi temaga 2 kaasa. Et see inimene tunneks seda ülekohut, mis ta on sulle teinud. Et ta saaks aru ja püüaks mõista. Aga mis see puutub meie Eesti moodi seda? Islam hakkas levima, see militaarvallutuskampaania ja see võttis terve Euroopa üle. Nad tungisid Prantsusmaale, nad tungisid Hispaaniasse, tungisid peaaegu Põhja-Euroopasse. Aga kuskilt maalt tuli neil blokaad ette ja nad ei olnud meie ilmastikuga harjunud, aga alternatiivselt sellele maismaa piraat, kuidas öelda, maismaa bandiitidele või kuidas seda nimetada, palgaarmeele olid ka piraadid, ehk siis piraadid on vees, bandiidid on maismaal. Skandinaavia maades, Põhjamaades oli selline seltskond, keda meie ajaloo vältel teame kui viikingid. Et suured meresõitjad ja laevatajad ja uhked ja tugevad sõdalased ja sarvedega kiivrid olid kõigil ja nägid välja kui kollid ja väga paljud tõsised uurijad, kes ütlevad, et kus nad on neid viikingite asulatest on leidnud neid säilmeid. Et sarvedega kiivrid ja asjad ei olnud kõigil sõdalastel peal. Üldjuhul see näitas pealike või siis šamaanide või siis nende liidrite positsiooni, nagu mujal maailmas on kroonid või aumedalid või mis iganes. Nendel see kiivri kaunistus näitas ära nende positsiooni militaarselt ridades. Et kiivri järgi, sinu mütsi järgi öeldi ära, kes sa mees oled selles ühiskonnas. Aga moslemid tegid viikingitega, tegid lepinguid ja nii Skandinaaviast kui Eestist on leitud araabia raha, araabia münte ja kust tekkisid Araabiasse sinisilmsed blondid moslemi naised. Sellist asja ainuüksi selle piirkonna järgi, kus on see päikse tugev intensiivsus ja asi, et nagu loomulikult sellisesse keskkonda põhjamaised naised ei sattu. Moslemid ja viikingid, kui nad ise põrkusid kokku seal Euroopa selle keskjoone peal, kust ka moslemid tagasi löödi, tehti kokkulepped ja viikingid käisid, alguses kaubitsesid ilusti, kui nad nägid, et läksid rahumeelselt kuskile sisse, et kas te tahate meiega kaupa vahetada. Ja kui viikingid nägid, et see piirkond ei olnud iseseisve, ei olnud militaarselt ennast nii-öelda kindlustanud, neil ei olnud kindlat süsteemi, neil ei olnud ühtset rahva planeeringut, hoiakut, kasvatust, jutumärkides kultuuri, siis viikingitel oli jube lihtne öösel tulla oma madalate viikingilaevadega, mille süvis oli nii madal, need laevad olid spetsiifiliselt selleks ehitatud, et nad ei peaks neid käsitsi kandma ja kuskilt üle minema, et nad võisid nendega jõgede peal laevatada, kus ei olnud kärestikud asjad ees. Ja viikingi need longboat'id või need pikad paadid, nendega mindi igale poole, kuhu nad vähegi said deltadest jõgedest ülesse, kus vähegi oli laevatatav või selles mõttes palgiparvetused asjad. Vanasti ei olnud meil suuri teid ja rasket tehnikat, millega materjali veeti metsadest asjadest, kust võeti palke jätkusuutlikult alla, mille pärast ka siin teatud seltskonnad võitlevad ja kaklevad, et ma tean, nad teevad hingest, teevad
õiget asja, aga nad kasutavad valesi vahendeid. Et võeti jätkusuutlikult täpselt nii palju palke metsast, kui oli vaja konkreetseks ehituseks, ei tehtud lageraiet. Aga et seda transportida, seda rasket materjali, ei, selleks lasti palgiparvetustega jõgedest alla ja ühtlasi palgiparvetustega hoiti jõed puhtad. Oli ju loomale saadust vaja, kõrkjad asjad, kõik need, mis on nagu veekogud nagu kinni pannud, millest tekivad igasugused need ülesoostumised ja kõik need muud asjad. Meie keskkond, meie maa, meie ökosüsteem hoiti paigas selliste asjadega, kui seda tehti pidevalt jätkusuutlikult, et sakslane ütleb, et ega kiirteel ka rohi ei kasva. Aga mis see puutub nüüd viikingeid ja moslemeid, kuna viikingid nägid, et see oli kaitsetu maa, see oli rivaalitsevad hõimud või siis mingisugused omavahelised liitlased, kes tegid mingisuguseid väikseid leppeid asju. Enne kui siin see kristlusväsi uuesti levima hakkas, seepärast, et tegelikult enne seda, kui vaadata meie nii-öelda neid vanemaid rahvusmuistendeid, kes kus mätad otsast vaatab, need, mis mina olen leidnud, räägivad ühtsest maailmaloojast, täpselt nagu kõik teised ülemaailmsed, need igasugused usundid, religioonid, mütoloogiad. Nad räägivad ühest kindlast loojast, kelles siis kõik muu sai alguse, kellel olid abilised ja kes aitasid teha. Noh, kahjuks või õnneks on minu jaoks see, mis mina olen läbi töötanud mütoloogilise maailmavaate läbi, võrdlusmütoloogia läbi, piibel on kõige jätkusuutlikum ja kõige terviklum ja ajalooliselt ka muude tsivilisatsioonide ürikutes on täheldatud kronoloogiliselt need sündmused, mis on piiblis kirjas. Tahame me seda või ei taha. Ega loomal ka lihtne ei olnud tunnistada kõike seda valet, mis meie ümber on tehtud. Aga jõudes selle kõigega siia nüüd uuesti nende sinisilmsete, nende blondide, nende naisterahvaste asjade juurde. Moslemid tegid lepingud viikingitega. Viikingid käisid ja varastasid siit naisi ja lapsi ja viisid neid orjakaubandusse Araabia maadesse. Nii lihtsalt tööorjaks kui ka seksuaalseks ärakasutamiseks. See samune kaubandusvõrgustik toimib tänapäeval. Ta on lihtsalt teise nime all ja keegi sellest rääkida ei tohi, seepärast et kõigil on pangalaenud, kõigil on liisingud, kõigil on mingisugused orjused ja kui nad julgevad selle süsteemi vastu üles astuda, nad võivad ühel maalt avastada, et nad on ilma koduta. Nende kontod on arestitud, nende autod on ära võetud, nad ei saa omale leiba lauale, nad ei saa oma peret toetada. Ja sellepärast hoiavad oma pea norus, täpselt nagu Rooma impeeriumi aeg, mis üdini ära korrumpeerus ja rüvetas kristlust, looja õpetust tema algses siis seisundis. 1.–2. sajandi nii-öelda kristlikus liikumises. See, mis ta tegelikult algselt oli, ennem kui ta toodi ühtseks monoliitseks nii-öelda geopoliitiliseks jõuks, millega üritati vastuolus looja õpetusega domineerida kõiki teisi piirkondasi. Seepärast Rooma impeerium oli hääbumas. Oli hetk, kui need Konstantinoopoli äravõtmised moslemite asjade poolt, igasuguste muude asjade poolt, mooride poolt. Et tegelikult oli see, et Rooma impeerium oli hääbumas, ta oli kokku kukkumas ja Rooma impeerium ju iga hinna eest kiusas taga kristlasi. Imperaatorid pidasid oma orgiaid ja muid asju seal linnades. Nendel olid suured festivalid, kus kristlased olid seina peale seotud. Kristlased olid õliga üle valatud ja elusalt põletati neid. Neid nimetati Rooma küünlateks, kus siis mõnitati kristlasi ja mõnitati loojat ja öeldi, et kus teie Jumal nüüd on, kes teid päästab. Et tehti igasuguseid rituaale ja asju ja see hääbuv, langev, kõiki piirkondasi valutav Rooma impeerium, mis oli ennast nii lõhki laenanud ja nii lõhki varastanud, kus tulid esimesed ebaausad rahad, fiat raha, et kus hakati devalveerima
raha väärtust, seda tühistama, mida tehakse täna. Noh, jällegi, need kõik asjad on omavahel väga tihedalt seotud. Lihtsalt selleks, et sellest aru saada, on alustala, vundamenti, baasinstruktsioone vaja teada. Tükikene siit, tükikene sealt ei ole jätkusuutlik. Aga oligi see, et kuna nad olid ennast nii lõhki laenanud, nende igasugused need toetused ja asjad olid sellele nii-öelda siis kodanikele ehk siis sõduritele või siis linnaelanikele olid nii suureks puhutud, et nad ei olnud võimelised enam seda üdini vaimselt ja moraalselt laostatud pööblit, seda seltskonda ülal pidama. Ja siis oli vaja aina rohkem maid juurde vallutada, aina rohkem sõjaväelisi neid vahitorne, outposte oli juurde vaja, et saada ressursse, varastada teiste ressursse, et oma mingit ühte väikest klikki eliiti ülal pidada, kes tegelesid kõige rõvedamate asjadega, mida inimmeel on võimeline välja mõtlema. Et noh, aju vajaks nagu tõsist pesu peale seda, kui sa oled näinud neid asju. Et nagu omal tekib räpane tunne, et sa tead, et siuksed asjad on isegi võimalikud. No vot. Ja me jõuamegi ringiga siia, et kui see Rooma impeerium oli hävimas, siis toodi ju kõik igasugused usundid ja kõiksugused asjad sinna kokku ja siis üritati teha sellest mingisugune kompott. Ja Rooma enda impeeriumi imperaator juht, tema oli ju päiksekummardaja ja mitra jälgija, need igasugused need, ühesõnaga see on omaette uurimine, aga need päkapikumütsid ja asjad, kus on need tulnud nõidade ja sortside, need suured pikad mütsid. See kõik on väga tihedalt seotud, seepärast see on must maagia, millega neid seoti. Aga selle kõige aluselt, kui nad ühelt maalt olid hävimas, siis nad võtsid vastu selle nõukogude otsusega selle, et nad kaaperdasid kristluse, nad kaaperdasid looja õpetuse ja tegid siis nii-öelda Rooma ühtse, mida tähendab katolik, on ju, et ühtne, universaalne usk, et kuhu kõik pandi kokku. Aga sinna alla hakati liitma igasuguseid muid asju, mis on risti vastuolus looja õpetusega. Igasugused need nõidade pühad, need Samhaimonid, pööripäevade tähistused, olgu need juulid Skandinaavia maadest ja nendest, mitte Skandinaavia maadest, aga kus need druidid ja asjad möllasid, et noh, Suurbritannia ja Gallia, Babyloonia, kõik need asjad tõmmati kokku. Sellest tehti siuke segupott ja sellepärast see kõik ka hävis. Seepärast, et ei olnud sirget joont. Siit maalt on see ja siit maalt on teine. Ja kui need kõik kokku pandi, siis saadigi see häving. Ja siis mõned paavstid hiljem otsustati, võeti vastu omakeskis lihtsalt otsustati ilma loojalt mingit nõu ja luba küsimata. Muudeti ära hingamispäev pühapäevaks, päiksekummarduse päevaks, et nagu pühapäeva teenistus on nagu päikse tänamise teenistus. Et need on Vatikanis, need on dokumendid, need ürikud, kõik on olemas. Neil ei ole isegi mingisugust piiblilist alust, kus nad lihtsalt võtsid aluseks muuta kalendrit, muuta seadusi, muuta päevi, muuta igasuguseid muid asju. Tulid erinevad tegelinskid, kes üritasid seda tagasi pöörata, tulid erinevad usulahkmed, tekkisid erinevad kirikud, õigeusud, katolikud, protestandid ja sealt mis iganes nominatsioonid. Aga see, mis teised tegid halvaks, looja on heaks pööranud. Ta on üle maailma lasknud ikkagi oma sõnumi laiali. Ja see ei ole veel kõik, kes kõikjale maailma nurkadesse jõudnud, et Kristuse tagasitulekuni on veel aega. Et kuni viimne kui hing, kes soovib, et saaks päästetud. Looja on pika kannatusega. Kujutate ette, kui närvi ajab see pikameelne kannatus, kui meie maa rahvast hävitatakse. Kutsutakse neid kõiki asju jälle siia kokku, mille eest me saime see 700 aastat karistust, mille eest me saime need orjapõlved, ikkepõlved, meile tuldi siia sisse.
täna tehakse samamoodi invasiooni. Meil ei tehta seda armeega, meil ei tehta seda püssiga. Meil tehakse seda salakavalalt lepingute, konföderatsioonide ja igasuguste muude rahvusvaheliste õiguste varjukatte all. Täna me ei sõdi kirveste ja sarviliste kiivrite, vikingitega või kõvermõõkadega, araabia hordidega või ma ei tea, saksa vibuküttide või nende pikkade mõõkadega või Suurbritannia nendega ammumeestega või Türgi selle musketitega. Täna on see palju peenem. Ja siis üritatakse ikka sinna tagasi sisse tuua igasugused šamanistlikud praksised, igasuguste teemonite, ohvripaikade pühitsemised, rituaalid, nende kohtadel käimised, nendelt väe palumised ja kõik need muud asjad. Ja meie rahvas sai tagasi looja kaitse ja õnnistuse all, selle rahvavabariigi taasiseseisvumine isegi toimus. Aga jälle surutakse meid seda rahvavabariiki hävitama. Ehk siis, mis on ju ÜRO 80ndate lõpust oli ka see kohtumine, UN-UNCED kohtumine. Seal oli konkreetselt kirjas 1. maailm, 2. maailm, 3. maailm, 4. maailm ja 4. maailma eesmärk oli hävitada rahvusriigid, tuua see ülemaailmsesse anarhiasse ja šamaanide ja nõidade meelevalla alla. Et ei oleks riigipiire, et ei oleks nii-öelda sõdivaid riike, et me elaksime kõik rahus ja harmoonias nõidade ja sortside all ja nende meelevalla all ja nende all, keda nemad teenivad. Et uuesti oleksid väiksed hõimud, väiksed grupid, kes ei suudaks iseseisvalt iseennast kaitsta, vaid oleksid kõigile võtta ja noppida siis, kui nendel on selleks tuju. Ja miks ma sellest kõigest nii frustreerunud olen ja miks ma sellest kõigest räägin ja kuidas on see seotud tänase prohvetite osaga? Korramäss oli samamoodi Vanas Testamendis, Moosese raamatus. Et näed, tema tõusis üles, et tema ei tahtnud teha ainult seda talitustööd, asjade kandmistööd, tema tahtis saada preestriametit, tema tahtis saada seda kõrgemat kohta. Aga tal ei olnud selleks isegi mitte volitust ja tootust. Ja samas ta oli ju ühe liidri poeg, aga looja ütles ka sellele liidrile, et sinu lastest ei saa kunagi neid. Sina oled sõnumitooja, sinu lapsed on abilised, aga nemad kunagi ei saa sinust kõrgemale kohale. Tema oli sellega rahul, lapsed ei olnud rahul. Ja ajad hiljem rahvas, kui läksid oma seda maad tagasi võtma, jällegi jõuame tagasi sinna Noa uputuse, et peale ülemaailmset puhastust langenud inglitest ja teemonitest ja nendest suurtest hiiglastest ja kollidest, hübriididest, kui maa tehti puhtaks, looja andis uue hingamise, uue maailma, teise ajajärgu. Et Noa poegade vahel jagati kogu maailm ära ja Hämmi lapsed võtsid ära Shemi laste pärandi ja sellepärast käib seal kogu aeg see sõda. Aga kui nad läksid sinna maale tagasi, et võtta see maa tagasi endale, mitte sellest, et nemad olid õiged, vaid selle kurjusest, mida tegi selle maa rahvas. Nad ohverdasid oma lapsi, nad tegid neid samasuguseid rituaale, nad käisid ja kummardasid oma hiidesid ja oma teemoneid ja ammutasid nendelt väge, et nendel oleks hea viljasaak. Nad üldse ei pilgutanud silmagi selleks, et neil oleks leib, oleks laual. Nad ohverdasid oma esmasündinud põlevatel altaritel. Täna lähevad ju aborditud lapsed, lähevad ju ahju, kellest on muud materjalid saadakse kätte, et teha neid igasuguseid neid meditsiinilisi eksperimente ja eliitide elu pikendada nende organitega. Aga ülejäänud läheb samamoodi tulle. Siin ei ole mitte midagi muud, lihtsalt tehnoloogia on natukene ajaga edasi liikunud. Aga põhimõte ja spirituaalne tase on sama. Ja siis ongi see, et
see rahvas, kes seal ees oli, see tegi nii palju kurja, et neil lasti ära pühkida, aga paljud ei suvatsenud oma käsku täita, kui nad seda maad läksid tagasi võtma. Oma voliliselt tegid lepinguid, andsid lubasi, andsid tõotusi selle maa siis eelnevatele põlisasukatele jutumärkides, kes seal elasid, et ilma loojalt luba küsimata, ilma loojalt nõu küsimata, ilma aru küsimata, et kas see on mõistlik tegu, kas teile on valetatud, kas teid on petetud, kas te ikka uurisite välja, et need inimesed on need, kellena nad räägivad ennast olevat. Ja siis oligi see, et Heebrea lapsed, Iisraeli lapsed, kõik need 12 hõimu, 13 hõimu, 13 suguharu, et 12 venda ja õde. Et paljud hakkasid segama ennast nende maa kommete ja teguviisidega, nende jumaluste teenimistega. Ja nad nägid, et kõik ümberringsetel maadel on oma kuningad. Me jõuame nüüd lõpuks selle pika, selle 2-tunnise loenguga selle Saamoli ja kuninga juurde. Et nemad nägid, et ümberringi kõigil on oma kuningas. Mida tähendas kuningas? Kuningas tähendas vägevat valitsejat. El ehk siis vanast heebrea keelest El on võimas liider, et nagu see karjuse kepp ja siis see härja või see pulli pea, vaata nagu viikingite kiivritel oli, nendel pealikel oli see, et see, kui oli piltkiri, kui ei olnud seda nagu tänapäevast modernset seda kirja, mida meie oleme ühiskondlikus kokkuleppes harjunud kasutama. Et esimene nii-öelda teadaolevad üleskirjutusviisid olid piltkirjad, piktogrammid. Et seal oligi see karjuse kepp ja pulli pea või härja pea oli selle nii-öelda jumala või pealiku kirja pandud tähis. Ja heebrea rahvas vaatas ka, et näed, et kõigil on ümberringi kuningad ja kõigil on oma jumalad, et nagu rusikaga jalaga laua peal, et meil on ka oma kuningat vaja, et saadame looja, saadame pikalt ja fuck you. Et ja sellega rahvas murdis looja südame, kuigi ta oli andnud neile tõotuse. Ta ei olnud seda kunagi, ei olnud seda tõotust murdnud. Aga iga kord, kui need rikkusid looja seadusi ja õpetusi, iga kord andis see võimaluse laiendada looja armu ja looja õpetust sellele rahvale, kes olid juba ammu ilma loojast pöördunud, aga neil oli võimalus tulla läbi heebrea rahva, läbi siis Iisraeli ehk siis Jaakobi laste ja nende pärijate tagasi looja juurde. Tagasi looja poja juurde, tagasi Kristuse juurde ja Kristuse armu ja pääste juurde. Mõningate jaoks võib see olla mõttetu jutt või lihtsalt mingisugune muinasjutt või mingisugune jama. Aga need, kes on kogenud seda õnnistust ja seda looja kätte enda ümber, sa ei saa nendele inimestele öelda, et see on mingisugune jama. Samas need mässulised, need, kes looja vastu hakkasid ülbitsema ja ise, saatan oli ju endine looja trooni nii-öelda kate. Kui minna nendesse vanadesse tekstidesse, ürikutesse tagasi, nendesse raamatutesse, nendesse nii-öelda siis rahvapäranditesse, mis Rooma katoliik kirik võttis piiblist välja. Enohi raamat, millest tänase nädala õpetuse siis Uue Testamendi portion Jude on terve paragrahvi kopeerinud üks ühele Enohi raamatust.
et esimesest Elohist, kui ma ei eksi, et see on üks-ühele on võetud nendest raamatutest, mida tolle aja rahvas teadis ja tundis enne seda, kui tuli see Rooma impeerium, mille pärast on kristlust nii väga vihkama hakatud. Aga seal olid need asjad sees ja informatsioon, et lihtsalt tumedad jõud annavad samamoodi oma soosingu neile, kes nendega lepingud loovad. Ajutiselt annab looja neile õiguse teie elusi kontrollida, seepärast see on teie vaba tahte valik. Mitte keegi ei sunni neid. See on igaühe vaba tahte valik. Aga teie vaba tahte valik määrab väga palju, mis toimub teie ümber ja mis toimub teistega, kes ei ole teadlikudki sellest vaba tahte valikust. Ja see on nii eksitav ja nii ebaõiglane, et kui ise ei olda selles kindlad ja teadlikud, mida te teete. Et oligi, et saatan oli ju looja troonipäri, või mitte troonipärija, vaid troonikaitsja. Ta ju kattis tema trooni, ta oli selle kohal, ta oli ju laulis loojale, ta oli ju kõige vägevam, kõige ilusam, kõige edevam, nagu et milleks öeldakse, et saatan on valguse ingel, et maskeerib ennast kui valguse ingel nagu ilusana. Et paljud, kes arvavad, et nad on looja ingleid näinud ja tegelevad õige asjaga, ega need ei näita oma tegelikku palet inimestele. Nad näitavad seda aega enne seda, kui nad lahkusid oma positsioonilt looja kuningriigis. Kui nad langesid sellest, et paljud on näinud neid hästi sädelevaid, hästi pimestavat valgust, neid valgusolendeid, kellest New Agerid ja kõik need räägivad. Et oi näe, me oleme valgusagendid ja me oleme valguse nõiad ja me ei tegele tumedate asjadega. See on see sammune seltskond, aga nad saavad näidata endid veel sellena enne seda, kui nad oma positsiooni kaotasid, et neil on samamoodi võimalus ja õigus inimesi petta. Ja need võimsad liidrid ja need jumalad ja kõik need asjad ja nende püha paigad, kus käiakse. Jah, meie loodusvara, meie metsa, meie maad, seda kõike on vaja hoida. Õigete lahenduste, õigete meetodite, õigete võtetega on vaja seda kaitsta. Selle asemel, et meid ÜRO-le maha müüa või mingi sellele muule järgmisele ülemaailmsele organisatsioonile. Miks te ei võiks siis koonduda oma piirkondades, jätta need igasugused, need šamanistlikud, need muud asjad kõrvale ja lihtsalt piirkondade kaupa, et meie küla, meie rahvas, meie käime läbi, meie teeme oma valimisliidu ja meie läheme sellega omas piirkonnas, läheme esindusse. Kui inimesed näevad ümberringi, et neil on alternatiiv pätikarjale, nad saavad valida selle seltskonna, kes tegeleb oma piirkonna hüvanguks, oma kodukandi hüvanguks. Probleem on selles, et kui saadakse sinna kraanide juurde, siis avastatakse, et aga meie elujärge saab nende rahadest, mis me teistest kogume, palju paremini üles tõsta. Ja see ongi see lõks. Need inimesed, kes ihkavad võimu, neid ei tohi kunagi lasta sellise koha juurde. Samas need inimesed, kes ei taha teadagi sellest vastutusest ja sellest kohustusest, kes väga-väga puigeldes võtavad selle positsiooni vastu, nendest ka kõige paremaid juhte ei tule. Aga et see õige inimene, kes austab loojat, kes peab tast lugu ja kes saab aru, millega ta mängib, mis tuli on ta pea kohal, mis vastutus tal on. Ja kui tal on kodus, on kõik paigas. Ta ei ole kellegile, näed, nagu Saamuel ütles, kas ma olen kellegilt varastanud, kas ma olen liigkasu võtnud, kas ma olen seda teist või kolmandat teinud. Tulge, tooge kõik rahva silmis minu ette, mis on minu vastu tunnistatud. Kas ma olen kellegi pärast silma kinni pööranud, et
see saaks parema otsuse. Rahvas ütles ei, sa ei ole see kogu oma elu jooksul, sa ei ole ühtegi vale asja teinud, sa ei ole kedagi soosinud. Sa oled ausalt ja julmalt lõiganud. Õige on õige ja vale on vale. Meie kohtunikega peaks olema samamoodi. Meie kohalike omavalitsuse juhtidega peaks samamoodi olema. Meie perepeadega peaks samamoodi olema. Miks ei austata täna politseid või riigikaitset või sõjaväge või mis sõjaväge, meil ei ole sõjaväge, meil on see kaitsevägi, kuidas iganes seda nimetada, seepärast, et see on ju selle samuse rahvusvahelise selle kombitsate poolt on ju, NATO poolt on ju okupeeritud. Meie rahvakaitse, meie maakaitsevägi, kõik meie üksused on okupeeritud. Nagu, kas te saate aru, kui kaugele me oleme langenud? Meil on vaja ausaid inimesi, jumalakartlikke inimesi. Igasuguseid muid asju kokku segades me ei saa seda maad tagasi, seda rahvast tagasi, me ei suuda oma looduse ressursse päästa, mis meile on antud õnnistuses, et meil oleks järelkasvu ja järgmistel generatsioonidel kohta, kus elada ja olla. Puhast vett, metsasi, maavarasi, loodusvarasi, linde, loomi, taimesaadusi, vett, jätkuvalt vett. Kristus ütles ka, tema on eluvesi. Kui sa seda vett jood, sa ei nõune kunagi. Jah, füüsilist keha on ka vaja toita, aga kui sa oma vaimset keha õigesti ei toida, mis kasu sellest kõigest on? Lihtsalt jätkuvalt ma ütlen, mina ei ole kellegi õpetaja, mina ei ole kellegi liider ja ma ei taha ka selleks kunagi saada, seepärast kui mina peaksin võimukraanidele ligi saama, siis Nürnberg 2 ja Auschwitz on unenägu selle kõrval, mis ma kavatsen selle pätikarjaga teha, kui ma saan kraanidele ligi. Siit tuleb must tuli, tuleb üle maa. Mitte kedagi ei jää järgi. Seepärast mina ei ole nõus sellise vohava korruptsiooniga, šamaanide, nõidade ja kõigi nende muude asjadega. Mis raamat mul pooleli on? Me oleme kuninga juures. Mul on esimene kuningate raamat on pooleli, ma tahan sellega jätkata. Mitu korda olen tellinud omale uued nii-öelda seadme, mäluseadmed, välikõvakettad, asjad. Ja mitu korda ma olen saanud defektse toote ja ma ei ole saanud neid salvestusi asju jätkata, seepärast et mis kasu mul nende tegemisest on, kui ma panen YouTube üles ja mu kanal kustutatakse või pannakse kinni, ma ei saa originaal siis sellele salvestisele pärast juurdepääsu. Et ma ei taha ilma asjata neid telefonist ära kustutada, aga nüüd ma olen paar uut veel juurde tellinud ja ma olen suutnud midagi ümber tõsta, et ma tahan nende lugemiste ja asjadega jätkata. Seepärast me oleme seal kuningate raamatus, oleme seal maal, kus kuningas võttis omale kaasa. Ja see kaasa aitas seda natukene väänata, et oi, aga et looja on looja, aga temal olid oma jumalad ja miks temal ei võiks olla ühte väikest kohta, kus tema ei võiks oma jumalaid teenida ja sealt tulebki sealt kuningate raamatust edasi, et näed, et ühes mäe otsas oli siis looja talituse jaoks oli see koht ja kohe vastas sinna mäe tippu tuli
siis selle laste ohverduse ja šamanismi ja okultismi ja nõiakunsti see teine nagu mõnituseks nende püha koht. Ja siis kuningas Salomon, et liita seda maad ja liita seda väge, täpselt nagu see Rooma impeerium omal ajal korrumpeerus. Vana võttis igalt poolt, tegi neid lepinguid, võttis omal neid naisi, pluss veel igasugused need liignaised või mitte ametlikud naised, aga nii-öelda templiprostituudid. Et ja igale sellele kaasale sai oma jumalate templid, oma jumalate kojad, oma pühapaigad. Ja sellega see kuningas võeti rajalt maha. Seepärast, et ta ülgas looja. Ja sellepärast võeti ka temalt kõik käest ära. Ja see natukene, mis mul on antud, mina ei ole nõus sellest loobuma. Sellepärast ma ei ole ka nõus ennast segama nende lollustega, mida meie kallil väiksel Eestimaal tehakse. Meil on vaja jumalakartlikku kristlikku taasrahva ärkamist, liikumist, kus ei ole segatud neid muid praksiseid. Meil on vaja luua selline kooslus, poliitiline jõud, mitte apoliitiline jõud. Kõik, mis me siin teeme, on poliitika. Lihtsalt kristlasi on õpetatud olema kõrvad ludus ja kannatama ja tolereerima absoluutselt kõike, mis on vale. Kristus oli sõdalane. Paul oli sõdalane, kes on kirjutanud praktiliselt 2/3 Uuest testamendist. Kristus võttis piitsad ja peksis kõik selle pätikarja templist välja, keeras lauad tagurpidi, et tema isa maja oli rüvetatud. Miks teie lasete seda teha oma kodumaaga? Olgu. Meeldivat hingamispäeva neile, kes suudavad sellest võtta ja ennast loojale pühenduda. Aga teistele meeleparandust ja tõsist kaalumist ja refleksiooni. Et peeglisse vaatamisel ja peeglisse vaatamisel on väga suur vahe, kes sulle sealt peeglist vastu vaatab. Meeldivat hingamispäeva. Shabbat shalom.